mina Liisi, teie personaalne kliendihaldur inforegistris ja Storybookis. Antud sissejuhatavast videost saate teada, mis on Storybook, mida näitab ettevõtete pealeht ja mida head sisaldab meediaraport. Aga alustame siis sissejuhatusega. Storybook on välja kasvanud oma emaettevõttest Registerosaühingust, kes on olnud siis tegelikult krediiditarkvara arendaja ja siin ka taustakontrollide pakkuja juba aastast 2013. Olime ka ju esimesed, kes tegelikult tulid välja äri- ja omanike võrgustike mudelitega. Paari aasta pärast muidugi konkurendid tegid osaliselt need võrgustikud järgi ja seetõttu meie juhatusliige Maria Rosin võttis sellise julge ja huvitava suuna ning asus siis arendama ärimeedia kanalit, mis siis 2019 aastal päädiski Storybook osaühingu loomisega. Storybook, nagu siin slogangi ütleb, on siis ettevõtete looraamat, mis on siis rikastatud erineva analüütika ja automaatikaga. Et terve Storybooki andmebaas on siis väga selliseid vingeid analüütilisi raporteid ja graafikuid täis. Aga lugudest võib-olla nii palju, et igal ettevõttel on siis Storybookis olemas enda profiil, mis on juba eeltäidetud siis automaatartiklitega. Need automaatartikleid on siis meil aidanud koostada meie tore andmerobot, kellel on ette antud faktilised andmed maksuametist, äriregistrist ja nii edasi. Ja nende andmete põhjal ongi siis robot teinud sellised vahvad lookesed, et siin on näiteks Kredix osaühingu näitel, et kuna on ettevõte siis asutatud, kes selle asutas tol hetkel, kui palju tal ettevõtluskogemust oli, kui palju on varasid ja finantse, asukohad, turuosad ja nii edasi. Et tegelikult kõik need on faktilised andmed ja need on lihtsalt siis pandud ilusasti sellistesse jutukestesse, et ei oleks igav neid kuivi teemasid käsitleda, vaid saaks neid lugeda sellises humoorikas võtmes ka. Juhul, kui nüüd ikkagi ettevõttele see artikkel väga nagu ei sobi või ta tahab mõnda seda sõnastust muuta, väga lihtne. Olete sisse logitud, võtke redigeeri ja on teil võimalik neid andmeid siis tegelikult muuta täpselt selliseks, nagu teie ise soovite ja neid sõnastusi kirjeldada endale sobivaks. Nii, vaatame üle siis ettevõtete pealehed. Olen hetkel siin Storybooki pealehel, otsin siit näiteks Registerosaühingu. Siin ta annab mulle võimaluse, milliseid raporteid ma tahan vaadata. No võtan esialgu siis meedialehe näiteks. Ja mis informatsioon mulle siis avaneb, kui ettevõttel on olemas mingisugune slogan, hüüdlause on see siin ilusasti välja toodud. Logod, ettevõtte nimi, muidugi väga põnev vaatamine on see, kui palju on ettevõttel olnud siis külastusi viimase aasta jooksul ja kui mitme inimese jälgimise all see firma on. Et jälgimine saab täpselt nii sama lihtsalt panna, nagu mina praegu tegin. Klikin jälgi peale ja läheb see ettevõte teile monitooringusse. Monitooring asub töölaual ja sellest me räägime ühes teises videos, et kindlasti vaadake üle töölaua video. Aga pealehelt edasi minnes on siis siin vasakul pool blogis erinev info siis B-kaardi pealt, et mis on ettevõtte nimi loomulikult, kas ta registrisse kantud või likvideerimisel või pankrotis, tema registrikoodid, asutamise aeg ja põhikapital. Lisand IRM-i kuulub meil müügijuhtimise alla, ehk et selle IRM-i kohta on võimalik vaadata müügijuhtimise videost. Siis ettevõtte endised nimed, käibemaksu kohustus, kontaktandmed ja nii edasi. Kindlasti on põnev vaatamine siis ettevõtte skooride reitingud, et maineskoorist on jällegi eraldi video olemas, et selle kohta siin tuleb üks märge ka. Ning ka samamoodi krediidiskoori kohta. Aga nii palju võib öelda, et kui need on plussis ja rohelised, siis erilist põhjust muretsemiseks ja lisatausta võib alati vaadata. Allpool siis ka erinevad märksõnad, mis on ettevõtte küljes, kindlasti lisage enda firmale ka märksõnad külge, tulete välja hangetes ja aitab kaasa ka Google SEO-le. Loomulikult LinkedInid, Facebookid, YouTube'id ja Storybooki lingid. Ja allpool on siis võimalik anda ettevõttele ka hinnanguid ja arvustusi ja kommentaare. Kindlasti kasutage seda ka, et andke siis enda partneritele selliseid häid hinnanguid. Ja kui kellegi kohta on mingisugune mure, siis saatke talle kindlasti sellest teada, võib-olla mitte esialgu küll kommentaarides, vaid kasutage selleks chatti. Ja, igal ettevõttel on olemas oma isiklik vestlusrobot. Et kui te siia vestlusroboti selle nupu peale klikite, siis näetegi, et Registerosaühingu puhul tuli lahti vestlusrobot ja pakub ta mulle siis võimalus, kellega ma nüüd vestelda soovin, et 3 juhatuse liiget siin on. Ja mina võtan siis näiteks Maria siit.
ja kirjutan mina siis Mariele näiteks hei, kuidas läheb ja saadan selle sõnumi ära. Marie saab selle endale siis Storybook'i postkasti. Kõiki, kui te olete sisse loginud, siis siin töölaua kõrval tuleb siis number, et kui palju teil on lugemata kirju ja töölaual on selline lõik nagu vestlused ja saate sealt vaadata. Jällegi, nagu ma mainisin, töölaua kohta on meil olemas eraldi video. Ja see plussmärk siit on igal ükskõik millisel veebilehel te siin olete või ettevõtte profiil, siis on teil võimalik kohe koostada artikkel, kui tuleb mingisugune hea mõte. Et saate siin panna siis artikli pealkirja sisu, saate meie pildipangast valida pildi üle 2 miljoni pildi meil on olemas pangas ja kindlasti kirjutage siia siis ettevõtte või isik, kellest te siis parasjagu artiklit koostate. Nii, aga see on siis nii-öelda peaprofiilist hetkel kõik. Lähme liigume edasi ja vaatame, mida kätkes endab siis meediaraport. Nii, ettevõtte meedialeht. Ettevõtte meedialehele kogunevad siis kõik firmad puudutavad artiklid, seda siis nii Storybookis endas kui ka avalikust meediast. Näiteks võtsin ette siin Telia Eesti aktsiaselts, et siin on siis näha, et kõige esimesena on siis meie need automaatartiklid, millest oli varasemalt juttu. Kui siis ka tegelikult kogunevad siia ka YouTube'i videod, ehk et kui teil on oma YouTube'i kanal, siis kui isegi kui ta praegu ei ole veel meiega siin nii-öelda liidestatud, siis saab seda ilusasti teha. Ja jooksevad siis kõik need vajalikud YouTube'i videod sisse. Samamoodi, kui teil on blogi, paneme blogi teie heaks tööle, jookseb automaatselt siia sisse teie enda blogist, nii et ei pea üldse vaeva ise nägema. Lisaks ka tööpakkumised meie koostööpartnerite poolt jooksevad ilusasti meedialehele kokku ning loomulikult ka peavoolumeedia. Äripäev, Postimees, Delfi ja nii edasi. Seda kõike siis loomulikult selleks, et teil oleks selline üks keskne koht, kus te saate vaadata, millised artikleid teie ettevõtte kohta siis on tehtud teie töötajate poolt näiteks, mida kajastatakse meedias ja nii edasi. Et tegelikult selline teenus nagu meediamonitooring on täiesti olemas, aga see on päris kallis. Et meie oleme selle informatsiooni siis teie jaoks juba siia ja tegelikult ise kokku juba koondanud, et teie teha on seda siis ise hallata. Juhatuse liikme puhul siis tulevad tema meedialehele kokku siis kõikide tema ettevõtete artiklid. Et on jällegi hea siis vaadata, mis siis grupi tasemel toimub, et kes mida kirjutab ja kus ja kui palju. Ja kõik artiklid, mida te ise siis teete või mis on meie roboti poolt tehtud, tulevad ka inforegistrisse, et selle sama teie ettevõtte inforegistri profiilis on kajastatud siis 3 peamist ehk 3 viimast artiklit. Et olge siis hooles, et millised teie 3 peamist artiklit on, et need kajastuvad kindlasti ka inforegistris. Meedialehe lõpus on selline asi nagu on uudisvoog. Uudisvoog siis vastavalt teie enda valdkonnale, mis siis äriregistris kajastatud. Meil on siin siis Kredixi puhul inkassoteenus. Ja siit lehe lõpust on siis võimalik vaadata, millised uudised on inkassoteenuseid pakkuvates ettevõtetel.